tere siis need, kes ilma vastu ka suuremat huvi tunnevad, me oleme siin mingisuguses ilmatelevisioonis ja kohe hakkame rääkima, mis ilm on. Kuskil siin on niisugused tükid õhku, mis siis suruvad üksteist ja mõnikord teineteist. Üks surub siia, teine surub siia ja välja tuleb suur jama. Miks põhja pool ja lõuna pool nüüd välja meil siit pidid jääma? No võt, kuskil on liiga soe ja kuskil on liiga parav, eks meie oleme siin see paras. Paras, ahaa, või niiviisi. Noh, jah, vaata, põhjendus on ka nii, et põhja poolt siia allapoole saada, selleks tuleb mingid takistused ju ületada, aga takistuste ületamiseks on vaja siin hakata selle integraali kaudu tulema. Kui sa siit selle koera saba pealt hakkad tulema, siis sa jõud tegelikult Itaaliasse ja Eesti pagan jääb ju vahelt välja. Aga sest ei ole midagi, et tema välja jääb, sellepärast, et kõik, mis läheb üle, see lõpeb hästi. Siis logaritmim, eks? Võt, kui integraalist veel rääkida, kui rajad on täpselt määratud, sest et saapal on ju ka ikkagi algus ja ninaots. See on 46 number ju. See on päris paras, sest et kui suurele mehele ei mahu, siis kaks väikest mahub ikka sinna sisse. No lähme siis edasi. See kaks väikest natuke teine teema minu jaoks. Et põhja poole on tunda, õues läheb aina jahedamaks, teaks on külma karta või? Oota, sa mõtlesid põhja selles mõttes, et see sotsiaalses mõttes, et prügikasti äärde või mis põhja? Ega see vist vahet ei ole. Ega tast ei ole küll, jah. Ja siis räägitakse, et ilm pidi hukas olema. No eks Vaarau rääkis sellest juba 6000 aastat tagasi, ei ole seesama üldsegi paremaks läinud. Et tuleb rahet soppa ja kõike, jah? Ja selles kõiges on süüdi see, et võt sealt ida poolt ei ole kunagi midagi head tulnud ja see tassib igasuguseid asju siia ja siis ainult vaata, kas saad vihmavarju kätte või ei saa. Omal ajal räägiti jääajast, kas on oodatud uut jääaega või? No mina igatahes uisu tõstsin ära küll. Ma pean ka kiirustama. Suusad mul on juba kapis olemas, ootavad juba aastaid lund, aga mida ei ole, seda pole. Ja vaat kui nüüd saaks seda kõrgemat rõhku kuidagi moodi, mis suruks sinna paremale poole, parem see käsi, et siis kui see tagasikargamise vägi oleks piisavalt suur, et see kehvasi siit minema lükata, siis võiks ju bikiinid ka välja võtta. Sest mul on ka tunne, et peaks päevitama hakkama vast. No kuule, aga kui kõrg peale surub, siis tulebki päike välja vasti. No nii, juba Torricelli tegi oma toruga kindlaks. Toruga oli hea ilma ennustada, meil on ainult kepid. Me peame kepiga ilma ennustama. No jah, aga kuule, elektrihind läks ka üles, eks me kütame ka hästi. Jah, ega see kepi valmistamine nüüd ka teagu kallis ei ole. Vaat siuke ilm on. Jah. Aitäh, et meie ilma vaatasite.